On suur rõõm siin tõesti olla ja tänud Kuldar ja Mirjam kutsumast ja usaldamast. Ma olen siin palju kordi käinud siin Abjas ja mul on siin isegi mingisugused sidemed. ja minu isa on siis tegelikult ka siit kandist pärit, mitte kaugelt siit. Nii et see kant on mulle väga lähedane ja meeldiv, et alles ka pastor Kuldar võttis meid siin suurepäraselt vastu ja võttis meie eest väga head hoolt. Ja me olime ka selle krundi peal seal, kuhu siis kirik on varsti tulemas ja saime palvetada seal. Nii et minu pärast väga võimsad asjad, mis on sündimas ja väga julged pealehakkajad. Et lihtsalt ma arvan, see sütitas kõiki neid, kes seal palves olid samamoodi, et kuulge, hakake pihta ja sellega, mis meil on. Ja, et meil on head juhid, kes on meid õpetanud ja jätnud nii palju head meile. Toon teile tervitusi Paldiskist. Praegu vist teenistus veel käib, aga ma tean, et teie eest palvetati. Ja me oleme Jumalale tänulikud selle sõpruse eest ja kuidagi sellise hea kontakti eest, et need sõbrad, kes Jumala poolt on antud, need jäävad. Ja kuidagi suur tänu teile kõigile. Jumal väga õnnistagu seda kogudust siin ja kõike seda, mis on veel ees ootamas. Et au olgu tema nimele. Minust siis lühidalt, et ma olen 47-aastane ja sain päästetud 2010 Lootuse külas. Ja kõige targem asi, mis ma oma elust teinud olen, on see, kui ma panin põlved maha ja andsin oma elu Jumalale ja parandasin meelt ja palusin andeks kõigi oma asjade eest. Et Jumal on siis mind vabastanud ja muutnud minu elu täielikult. Et seal oli ennem siis igasugu asju, kriminaali ja sõltuvusi ja pahandusi ja vanglamüüre. Aga ühel hetkel lihtsalt ta muutis kõik ja vanaema palved. Ma ei tea, kui palju siin on praegu vanaemasid. Ja vanaema palved, mul oli pime vanaema, kes palvetas minu ja mu vendade eest aastaid. Ja ta ise läks igavik, ta ei näinud seda, kui ma päästetud sain. Ja kõiki palvevilju me ei näegi ise, aga ükski palve ei tule tühjalt tagasi ja ärge mitte kunagi väsige palvetamast oma laste ja lastelaste eest, sest et sellel on tulemus, et see kannab vilja. Ja vanaema palved olid ma usun need, mille pärast ma täna siin üldse elus olen ja seisan. Jumal muutis täiesti mu elu. Mul on täna kodus 3 last ja suurepärane abikaasa, selline sõdalane, kellega koos teenida ja minna läbi elu. Ja pärast piiblikooli kohe otse Jumal kutsus mind Paldiskisse appi kogudust rajama. Ja siin ma olen siiamaani, et pole uut käsku tulnud ja teinin ja olen tänulik kõige sellest, mis issand on teinud minu elus. Meil oli tegelikult jutt, et üks Ukraina mees tuleb minuga kaasa täna, aga ma arvan, ma ise südames vabandan tal selle põhjuse välja, sest tal on hästi palju lapsi täna. Aga ma räägin lihtsalt lühidalt tema loo, et temal oli niimoodi, et ta on Ukrainast pärit, siis sealt kuskilt Kesk-Ukrainast. Ja tal oli ka raske pere, ema oli kaardi, tegeles nõidusega, isa suri alkoholismi noorelt ja kuidagi see tänavaelu. Ja seal ta siis kohtas ka kuskil oma praegust abikaasat, koos põletati siis elu ja kuidagi ikkagi niimoodi, et tervis juba oli küsimärgi all, et kuidas selle tervisega edasi nüüd saab, et kas ütleb üles või mitte. Elasid koos, põletasid koos elu ja ühel päeval
tunneb, et tal on selline nagu mõte nii tugevalt peas, et milleks sa elad üldse, et kellele sind vaja on. Ja selline enesealetsus ja selline pohmell ja kõik asjad kokku. Ja siis kuidagi õhtupoole mindi külla tema õe juurde või kuskile tema sugulase juurde, kus oli siis jälle lõbus seltskond koos. Ja keegi sealt seltskonnast ütles talle selle sama asja, mis mõte tal peas keerles juba päev otsa, et kellele sind vaja on üldse. Ja see oli nagu kuidagi tema jaoks, Volodimir on ta nimi, ma tean teda juba 5 aastat. Me oleme koos saanud Jumalat teenida, väga suurepärane vend ja sõber. Ja siis ta mõtles, et okei, et kui mind kellelegi vaja ei ole, et siis ma teen teile teene, ma vabastan teid iseendast. Ja ta läks ja siis ta ütles, et ma hüppan aknast välja siis. Ja siis keegi veel seltskonnas ütles, et no hüppa siis, mine ei hüppa. Ja siis ta läks ja hüppas aknast välja ja see oli 8. korrus. Ja ta õhus jõudis mõelda siis, et Jumal, anna mulle andeks. Ja kui ta kukkus maha, siis ta kaotas küll teadvuse sellel hetkel, aga tal ei olnud ühtegi luumurdu ega mingit rebendit ega mõra ega mitte midagi. Ja paremal pool pead mõned sentimeetrid oli see tänava kanalisatsiooni luuk metallist, vasakul pool pead mõned sentimeetrid oli känd ja pealpool pead mõned sentimeetrid olid tänavaäär. Ja kui ta siis viidi haiglasse ja vaadati teda igatepidi läbi ja tuli ka see ajakirjanik kohale, tegi sellest nagu sükse uudise ja arstid tõesti vaatasid, et siin ei ole, tal ei olnud nagu mitte midagi viga. Ja talle öeldi, et sina lapsi ei saa, sest et sinuga juhtus selline asi ja tõepoolest, kui nad elasid siis veel elukaaslastena koos ja põletasid koos elu, siis nad elasid 10 aastat koos ja tõesti ei olnud lapsi. Aga pärast seda, kui mõlemad said päästetud ja olid rehabilitatsioonikeskuses, seal nimetatakse seda siis halastuse maja või et naiste oma ja meeste oma, ja siis nad panid oma suhted õigeks Jumala ees, abiellusid ja Jumal andis neile hakatuseks kohe kaksikud selle peale. Ja siis läks veel aega, siis tuli 3. poeg. See juhtus juba siis, kui nad olid Eestis Paldiskis. Ja siis Jumal andis veel ühed kaksikud ja nüüd siis sündis veel 6. laps. Nii et ma nagu südamest annan talle andeks, et ta täna kaasa saanud tulla. Aga ma annan tema poolt tervitused teile edasi. Ja ma usun, et näeme kindlasti mingi teine kord. Aga enne kui ma ühel koolitusel õpetati, et ära kunagi alustama juttu niimoodi, et enne kui ma alustan, sest sa juba alustasid. Ma räägin nalja ka, et väike Mari oli koolis kristlikust perest ja õpetaja oli kommunist nõukogude ajal. Ja õpetaja kogu aeg kiusas teda ja nagu siunas, et no räägi siis, kuidas see asi oli ja räägi siis, kuidas teine asi oli ja räägi siis, kuidas see mees oli seal kalakõhus ja kuidas ja nii edasi ja Joona aga siis Mari vastab, et ma seda täpselt ei tea, kuidas see lugu oli, aga ma usaldan kõike, mida Piibel räägib. Aga õpetaja küsib, et hästi. Ja ma ühel päeval küsin taevas olles, kuidas see lugu siis täpselt oli Joona käest. Õpetaja küsib siis, et aga mis siis on, kui Joona ei olegi taevas? No siis küsite teie. On olemas taevas, on olemas põrgu ja Piiblist me näeme seda palju. Mõned lähevad ühte kohta ja mõned lähevad teise kohta. Ma tahtsin täna tegelikult rääkida taevast ja ma tahaks nagu vaadata, mis Piibel selle kohta ütleb. Aga miks ma seda tahan teha ka, et mul on üks lugu,
ma tean isiklikult ka seda meest, kes oli 5 tundi surnud ja kes käis taevas. Ma ise ei ole taevas veel käinud ja ma ei ole ka mingi ekspert, aga seda, mida mul südamesse on pandud, ma jagaks hea meelega. Mattuse 6:10 ütleb niimoodi, et sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Nagu see on taevas, nii sündigu ka maa peal. Jumal tahab, et see, mis taevas on, see sünniks ka maa peal. Ja meie, kes me oleme Jumala lapsed, me oleme Kristuse omad, me läheme nagunii ühel päeval taevasse. Aga ta tahab, et taevariik tuleks ka maa peale. Ja see on see, mida meil Jumala rahvana tuleks teha, nii kaua, kui me ühel päeval nagunii sinna ülesse läheme. Ja mis on see Jumala riik? See on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja see, kui me siin maa peal olles kogeme Jumala ligiolu, palves, paastudes, ülistades, see on ainult eelmaitse sellest, mis ootab taevas. Ja seal on pidev Jumala ligiolu, seal on pidev ülistus. Aga mida me tegema peaksime? Ma usun, et meil igal ühel on Jumal pannud midagi südamele, meil igal ühel on mingid annid, meil igal ühel on oma kutsumine, mille me leiame üles koguduses, kus me saame hakata kasvama oma andides, koguduses ja teenida teda sellisel viisil. Et see, kui me saame päästetud sellega, see asi ei lõppe, aga meil on palju tööd teha ja ainuke asi, mis me saame taevasse kaasa võtta, on head teod ja need südamed, kellele me oleme jaganud evangeeliumit ja kelle eest me oleme hoolt võtnud. Ühe osa on palvetada, teise osa on aidata koguduses ahju kütta, kolmanda osa on kuulutada evangeeliumit, neljanda osa on kõneleda, rajada kogudusi ja nii edasi ja nii edasi. Aga piiskop Märt Vähi on alati öelnud, et tema usk on praktiline. Ja kui nüüd taevast rääkides ja mõeldes, siis ma tunnen isiklikult ühte meest, kes elab Saksamaal ja tegelikult ta kuulub ka sinna organisatsiooni, kes on meie EKNK ametlik nagu koostööpartner, et ABC. Ta nimi on Andrei Berglešov ja ta on pastor ja missionär ühes vene keelt kõnelevas Nelipihi koguduses siis Saksamaal. Ja ma olen temaga, mul oli võimalus ja privileeg temaga aega veeta ja suhelda ja rääkida. Ja ma olen kuulnud tema tunnistust. Aga kui ta mulle seda rääkis, siis oli täpselt selline tunne, et ta võttis mind ise nagu kaasa sellele reisile. Ja ta oli siis 5 tundi surnud ja ta oli juba morgis ehk surnukuuris. Aga ta oli missionär pikka aega ja ta käis Venemaal missionil, tegi missionitööd Siberis ja Baikalis ja kus iganes paljudes kohtades. Ja see Venemaal ringi reisimine oli tema jaoks nagu väga tuttav. Seal, kus on niimoodi, et sa päevi muudkui sõidad ja sa ei näe mitte ühtegi inimest, mitte ühtegi hingelist. Ja seal ei mõõdeta nagu vahemaid selle järgi, mitu kilomeetrit on, vaid selle järgi, mitu päeva sinna tuleb sõita. Ja teed on muidugi väga halvad seal. Ja nad olid siis sõitmas ühte missioni paika, kui siis tee peal äkki juhtus õnnetus ja ta jäi nagu rooli ja kuidagi sinna auto oli lihtsalt nii sodi, et ta jäi sinna vahele niimoodi kinni, et kogu ta sisikond oli katki. Ja teised autos olijad said nagu autost ilusti välja ja kui lõpuks siis jõudis kohale ka kiirabi ja siis teel haiglasse ta hakkas kaotama teadvust. Ja kiirabitöötajad siis hakkasid võitlema tema elu eest. Ja ta oli kaotanud nii palju verd, et see oli voolanud siis katkiste siseelundite tõttu lihtsalt kõhtu.
ja haigla, kuhu ta lõpuks kohale jõudis, siis seal ei olnud mingit niisugust tasemel aparatuuri ega doonori verd valmis ega midagi sellist, aga seal oli lihtsalt üks õde, kes läks siis küla vahelt otsima, kas keegi tahaks natuke verd anda või doonoriks hakata. Et mingites sellistes nagu tingimustes pastor Andrei siis oli sellel hetkel. Aga jah, võideldi siis seal tema elu eest, võeti kogu sisikond välja, prooviti seda verd sealt kõhust kätte saada, ei olnud aparaate, ei olnud seda ega teist. Ja ühel hetkel siis Andrei suri ära ja süda jäi seisma. Ja nii lõppeski tema elu siis selles maailmas. Ja see moment, kui ta süda seisma jäi, ta rääkis, et ta väljus oma kehast ja see oli sama loomulik nagu teise tuppa minek. Ja ta võis näha, kuulda, liikuda, kogeda ja ta hakkas liikuma ülespoole, kuni jõudis laeni ja see ei takistanud teda. Ja ta mõtles, et mis edasi. Ta läks läbi lae, järgmisel hetkel oli ta haigla kohal ja ta nägi kõike, mis haiglas toimus ja ta nägi laed ega seinad ei seganud. Ja ta nägi, mismoodi seal ruumis, kus tema keha jäi, arstid siis aktiivselt toimetasid tema kehaga. Kes seal püüdis elustada, kes seal tegi elektrisokki, kes tegi kunstlikku hingamist. Ja ta ise mõtleb, et ma ei taha sinna enam tagasi, sest siin on nii hea, ei ole valu, ei ole kurbust, ei ole raskust, pole probleeme. Ja sellel hetkel, kui ta nii mõtles, hakkas käima muusika, ülimeeldiv muusika, mida ta ei olnud enne kuulnud ega kogenud. Ja kogu taevas laulis, kõik inglid laulsid ja see oli ülimalt grandioosne. Ja pastor Andrei ütleb, et kui me sinna jõuame ühel päeval, siis me kõik hakkame laulma. Ja seal on Jeesus ja seal on Isa Jumal. Ja samuti räägib Andrei seda, et see, mida ta seal nägi ja kuulis, ei ole võimalik kirjeldada inimkeeltes. Et seda ei ole võimalik siia nagu üle tuua või kaasa võtta. Ja 1. Korintuse kiri 2.9 ütleb niimoodi, et kuid nõnda 1. Korintuse 2.9. Kuid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Pastor Andrei rääkis, et ta on õppinud, ta vanemad olid ka kristlased, töötegijad, pastor, isa oli pastor ja ta on õppinud muusikat. Ja ta ei ole mingi proff, aga ta teab muusikat üht-teist. Ja ta ütleb, et sellist muusikat ta ei ole kunagi, ega midagi selle sarnast ei ole kunagi siin maa peal kuulnud ega kogenud. Ta räägib, et ta nägi taevas suurt hulka inimesi, kõik nad laulsid, nad olid valgetes eredates riietes ja tulid Andreile vastu. Ja ühel hetkel ta nägi ühte väikest tüdrukut, kes tuli tema juurde, noor tüdruk. Ja ta särab näost ja ta küsib ja vaatab silma ja võtab Andreil käest kinni ja ütleb, et Andrei, et kas sina oled ka siin? Et see on nii tore. Ja tundus, et terve taevas tuli teda vastu võtma. Ja pastor Andrei jagab, et ta tahab meid julgustada. Ta ütleb, et tasub uskuda Jeesusesse, Kristusesse. Meil tasub olla kristlane. Meil tasub minna seda teed, sest seal ootab meid nii suurepärane vastuvõtt, et mitte ühtegi presidenti ei võeta niimoodi vastu. Seal ei ole punased vaipasid, aga seal on kullast tänavad, nagu pastor rääkis. Jeesus ise tuleb meid vastu võtma seal. Taevas ei ole aega, seal ei ole vahemaid. Ja see sama tüdruk, kes tuli Andreid kohtama või vastu võtma, tervitama, ta oli 2 kuud enne seda õnnetust surnud leukeemiasse, ta oli 16-aastane, ta oli siis pastor Andrei kogudusest.
ja pastor Andrei oli teda ise matnud ja kõnelenud tema matustel. Ja nad kohtuvad äkitselt taevas. Ja sellel ajal, kui Andrei surnud oli, sattus ta äkitselt sinna majja, kus elas see tüdruk. Ja ta nägi kõike, mis toimus selles majas, selles korteris, sellel tema avarii hetkel. Ja kui ta ühel päeval siis koju jõudis pärast mitmeid kuid ja tema kogudus tuli teda koju tervitama ja uudistama, sest kõik ju teadsid, et ta oli vahepeal surnud, et mida sa seal siis nägid või mida sa kogesid, siis selle tüdruku ema oli ka seal, keda ta taevas nägi ja kelle ta ise oli matnud. Ja ta rääkis täpsust detailideni ära, mis nende kodus toimus selle samal õhtul, kui temal oli avarii ja kui tema justkui hukkus. Ja see ema nutis ja küsis, et kuidas sa seda tead. Aga sel hetkel hakkas, kui pastor Andrei rääkis selle emaga ja oli lõpetanud selle jutu, siis ta tundis, et Jumal hakkas temaga rääkima. Ja see hääl oli nii võimas, nii selge, nii tugev ja sellele ei saanud vastu vaielda ega selle eest ei saanud midagi varjata. Ja see hääl, mis oli üle kõige, seal oli võim, seal oli armastus. See küsis, et mida see naine teeb. Ja pastor Andrei vastas, et ta ei osanud midagi nagu öelda, ütles, et issand, ta nutab. Ja Jumal küsis, et miks ta nutab. Ja pastor Andrei ütles, et sellel oli raske vastata, miks ta nutab, et see ei ole nagu inimesele vastamine. Ja ta ei osanudki midagi rääkida, vastata selle peale. Aga Jumal ütles, et milleks nutta, aga kuulutage evangeeliumit ja tooge Jumala juurde, tooge minu juurde neid, kes ei tea veel issandat. Ja kui pastor Andrei tõstis oma pilgu üles, siis ta nägi ühte linna, kus oli üks suur tee, mis oli täis inimesi. Ja see oli nii täis, et tundus, et kui sinna lisada veel kedagi, et siis see tee lihtsalt variseb kokku. Ja Jumal küsis, et kas sa tead, mis tee see on? Ja pastor Andrei vastas, et jah, ma tean, see on põrgutee. Ja seal oli ka üks teine tee, mis tõusis linna kohalt ja mis oli kitsam. Ja seal olid ainult mõned inimesed. Ja Jumal küsis ta käest, et kas sa tead, mis tee see on? Sest jah, ma tean, see on tee taevasse. Ja sel samal hetkel siis Jumal ütles talle, et sina lähed tagasi, sinu elu ei ole veel lõppenud, saadan su tagasi, et sa tooksid sellele teele, sellele kitsale teele veel palju inimesi. Sinu aeg ei ole veel käes ja sa lähed tagasi, et sa võiksid seda tuua sellele kitsale teele palju inimesi. Ja siis Jumal ütles talle 2 korda, et kasuta seda aega, kasuta seda aega. Efeslaste 5.15 ütleb niimoodi, et vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Ja peale seda Andrei ärkas, ta oli taas oma kehas kuskil pimedas ruumis ja keegi tuli ja tõmbas ta pealt selle lina ära ja ehmatas väga, sest see oli surnu ruum või morg. Ja arst otsis üldse kedagi teist ja ta oli üllatunud sellest, et keegi seal oli elus. Ja kui ta pärast kuid võitlust ja haiglas viibimist oli kodus, siis tal ei olnud palju organeid ja arstid väidavad, et tema organism töötab valesti ja meditsiiniliste näitajate nagu järgi ta ei tohiks 80% elus olla.
aga ta on siiamaani elus ja ta on meditsiiniajakirja esipersoon. Aga mida ma sellega öelda tahan, et meie kodu on taevas, me oleme siin teelised, see ei ole siin meie kodu ja meie fookus ei ole maistel asjadel, aga igavikulistel asjadel. Ja siin me saame ette valmistatud igavikuks, me ei jää siia. Aga meil tuleb teha veel palju tööd ja meil tuleb kaasa võtta head teod ja kaasa võtta palju inimesi sellele kitsale teele, mis viib taevasse. Ja pidagem aega kalliks. Meie piiskop Märt Vähi loeb päevi. Ja ta teeb seda, ma alguses ei saanud aru, et mis selle asja mõte on, aga ta peab aega kalliks, ta teab, et tal on teatud aeg siin maa peal. Ja nagu Jumal ütles ka pastor Andreile, et kasuta seda aega, et meil tuleb kasutada seda maksimaalselt selleks, et inimesed saaksid päästetud, et inimesed kohtuksid Jumalaga, et inimesed leiaksid tee Jeesuse juurde ja et igavikud saaksid muudetud. Ja kui see aeg läheb kinni ükskord, siis ei päästa inimest enam mitte miski, ei pastor, ei Jeesus, kuigi ta suri meie eest ristil. Siis on nii, nagu on. Kui kell läheb kinni, siis on nii, nagu on. Oled sa siin või seal. Kasutage oma aega targalt. Taevas on ka üks kompuuter, mille nimi on eluraamat. Ja Jumal ei taha meid kellegiga jagada. Jumal ei taha meid kuradiga jagada. Samamoodi nagu mina ei taha oma abikaasat mitte kellegiga jagada. Ma tahan, et ta on ainult minu oma ja et sa kas oled minuga või ära ole. Aga ma ei jaga teda mitte kellegiga. Samamoodi Jumal ei taha meid mitte kellegiga jagada. Et ta ei taha meid kuradiga jagada. Ja ta ootab, et me oleksime täiesti koos temaga. Et mõned inimesed proovivad kuidagi seal vahepeal olla või kuidagi, et ma päris nii seal ei ole ja siin ka ei ole. Aga sellist varianti pole olemas, et me saame käia koos Jumalaga ja olla kas ainult tema oma või mitte, aga sellised vahepealsed variante meil ei ole olemas. Halleluja. Aga see lugu kõnetas mind ja meil on veel nii palju tööd teha, me ei oota seda, millal me sinna taevasse saame. Aga lihtsalt ma tundsin, et ma kuidagi tahaks julgustada teid sellega ja et see võiks kinnitada meie teed Kristuses käimises või julgustada meid meie teenimistöös. Ja ma hea meelega ka palvetaksin teie eest, kui te lubate. Et võib-olla, kas me võiksime tõusta korraks. Kallis issand Jeesus, me täname sind selle eest, et sa oled olemas. Ja me täname sind selle eest, mis sa oled valmis pannud neile, kes sind armastavad. Ja me täname ka, issand, nende tunnistuste eest ja nende eest, kellele sa oled näidanud seda ja andnud kogeda seda, mis ootab meid ees. Ja olgu see meile julgustuseks. Ja las see kinnitada meid, issand, meie tänases töös, meie igapäevases teenimistöös, et sinna teele, mis oli kitsam tee, saaks palju inimesi juurde. Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Ja siin me oleme, issand, sa näed meid siin saalis igat ühte, oma koha peal, oma andidega. Ja see, mida sa meilt ootad, issand, las maksimaalselt see aeg saada ära kasutatud sinu kuningriigi jaoks. Jeesuse Kristuse nimel. Ja me ei taha olla kuskil vahepeal või kuidagi kahtlevad, aga me tahame täielikult seda, mis sinul issand on. Ja me tahame olla jah ja täiesti koos sinuga, issand Kristus. Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Ma õnnistan igat ühte siin koguduses, sinu võimsal nimel. Ja me palume Jeesuse Kristuse nimel
kõike seda, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Et sinu tahe võiks sündida, et sina saaksid meid kasutada ja et sinu kuningriik võiks laieneda Jeesuse Kristuse nimel. Jumal, ma tänan sind Abja koguduse eest ja ma tänan sind selle visiooni ja selle pildi eest, mis sa oled andnud pastor Kuldarile ja Mirjamile ja me täname selle uue koguduse hoone eest, mis täitub inimestega, issand. Ja neile tuleb appi töötegijaid, neile tuleb appi kõik need, mida nad vajavad, issand, Jeesuse Kristuse nimel. Ja me täname, et siit Abjast saab alguse midagi suurt ja paljud inimesed jõuavad siia ja nad leiavad siit sinu, issand. Nad kohtuvad, issand, siin sinuga. Ja siin kasvab midagi sellist välja, mis mõjutab ka muid kohti ja piirkondi Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Jumal, me täname kõigi nende imede eest, mida sa oled teinud. Me täname selle eest, et sa oled muutnud meie elu. Me täname sind selle eest, et vaatamata, et me oleme nii erinevate minevikudega ja eludega, sina oled meid kokku toonud ja sina oled see põhjus, miks me koos oleme, sest meie sees elab sinu vaim. Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Las sinu tahe sündida, issand, ja las sinu nimi saada üles tõstetud, nii nagu ainult sina suudad, Jeesuse Kristuse nimel. Isa, siin me oleme, võta ja kasuta meid, nii nagu sina pead õigeks, issand. Ülistus ja au olgu Jumal sinu nimele. Ülistus ja au olgu Jumal sinu nimele. Jumal, ma palun ka, et sa näed meie südameid, sa näed meie elusid, issand. Sa näed, millega me praegu võitleme. Sa näed, mis on meie rõõmud, meie väljakutsed, issand. Las sinu lahendused tulla nende asjade üle Jeesuse Kristuse nimel. Kui meist keegi siin võitleb terviseprobleemidega, las sinu tervenemine tulla nende üle Jeesuse Kristuse nimel. Kui keegi on murtud või kellelgi on südamevalud, Jeesuse Kristuse nimel, las sinu vaim tervendada. Ülistus ja au olgu sinu nimele, kes oled kõikvõimas Jumal. Aitäh, et sa hoidsid Vladimirit, kui ta kukkus. Aga ta parandas meelt ja ta palus andeks ja ta hüüdis sinu poole ja ta sirutus sinu poole, issand. Ja sina vastasid. Sina kaitsesid teda oma kätega ja sa ei lasknud tal haiget saada, sa ei lasknud tal katki minna. Issand, kui siin on keegi, kes on katki täna, Jumal, ma palun sinu tervenemist, et sinu kuuepalistus võiks tervendada Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Kui meil on siin kellegi küsimusi või kui me oleme kuidagi kahtlevad või midagi meid maha tõmmanud, issand, sinu vaim las taastada Jeesuse Kristuse nimel. Sa oled imede Jumal, sa oled kõikvõimas Jumal, sa oled üle selle, mida meie silm oskab näha või kõrv kuulda. Sinu mõtted ja sinu teod on suuremad kui inimese teod. Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Sa oled imede Jumal, sa oled kõikvõimas Jumal. Ja aitäh, et me võime tunda sellist issandat. Ja aitäh, et me võime käia sellise Jumalaga. Ja aitäh, et me võime teenida sellist Jumalat. Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Ma palun ka, et üks julgustus tuleks selle koguduse üle. Üks uus tuhin, ühte uut tuult tiibadesse. Jeesuse Kristuse nimel. Ma väga palun pastor Kuldari ja Mirjami eest. Ma õnnistan neid sinu võimsal nimel. Ma palun nende terviste eest, issand. Ma palun nende leivaküna eest, issand. Las nende äri minna hästi, issand. Ärgu puudugu neil mitte midagi, mida on vaja, issand. Eluks ja Jumala kartuseks. Kiidetud olgu, issand, sinu nimi. Las noored tõusta. Las laste töö tõusta. Las lastetöö tegijad tulla esile Jeesuse Kristuse nimel. Meeste grupp, naiste grupp Jeesuse nimel. Rohkesti päästetud, issand. Janu Jumala järgi, issand. Janu Jumala sõna järgi, issand. Janu osaduse ja koos käimiste järgi, issand. Janu palve järgi, issand. Jeesuse nimel. Palume siia rohkesti isiklikke kogemusi ja kohtumisi sinuga, Jumal. Palume Abjasse rohkesti isiklikke puudutusi ja kohtumisi sinuga, issand Jumal. Palume, et pääste võiks rohkesti tulla. Massiliselt oleks päästetud siin linnas Jeesuse Kristuse nimel.
me õnnistame Abjat ja täname sind, issand, selle paiga eest. suur on issand ja kardetav on tema nimi. Amen.